Vaatame nüüd, mida siis 2026 toob igale ascendendi ja päikesemärgile. Vaatame nüüd, mida 2026 aasta toob Neitsi märgile. Et on see siis päikesemärk või on see ascendendi märk, mõlemad sobivad siia hästi. Alustame kohe jaanuarist, et Marss liigub kuni 23 jaanuar Kaljukitses ja teie jaoks siis teie romantika, laste, loomingu ja spordi sektoris, ehk siis suunake oma energiat nendesse tegevustesse, tegelege lastega, minge nendega näiteks kelgutama, tehke sporti ja korraldage näiteks ka romantilisi väljasõite oma partnerile. Sobib väga hästi siia. 27 jaanuar liigub meil Neptuun uude märki ja teie jaoks siis sektorisse, mis on seotud rahaga, just selle rahaga, mida te teistega jagate, partnerlussidemed, partneri sissetulekud, ühisvarateemad, laenud, maksud, kindlustused, pärandused ja hakkab seal siis ümberkorraldusi tegema. See toimub siis pika-pika aja jooksul, ta jääb sinna aastateks ja võib-olla toob ka natuke idealismi või segadust, aga juba 14 veebruar liigub sinna ka Saturn, mis teeb korra majja ja tahab saada struktuuri, toob sellist ka transformeerivat energiat järgnevad 2 aastat ja sunnib teid vaatama otsa siis tõdedele, mis on seotud siis nende võlgadega, laenudega, võib-olla need muutuvad siin rohkem koormavaks, maksud, pärandusteemad, kindlustuse teemad, hüvitiste teemad, jällegi sellised partneri sissetuleku teemad, need on kuidagi olulised ja te ei saa siin nagu toetuda sellele, et keegi teine vastutab selle eest, te peate siin ise hakkama saama. Ja kui teil on näiteks ka ebaküpseid suhteid, siis need lagunevad siin, küpsed suhted süvenevad ja tugevnevad, seda just läbi aususe. Ja selline väga sügav isiklik transformatsiooni aeg päris kindlasti ja see kõik nõuab väga suurt julgust, ausust. Siin võib olla väga raske aeg, aga võib olla ka üheks mõjuvõimsamaks selliseks kasvukogemuseks teie elus. Ja õpetab siis sellist olulist tõde, et tõeline tugevus ei tule selle välise kontrolli kaudu, vaid et sisemise stabiilsuse ja ka vastutustunde kaudu. Ja 17 veebruar on meil ka päiksevarjutus. Teie jaoks järgneva poole aasta võib tuua suuri muudatusi ka töös ja terviseks, töökorralduses, rutiinis, mis võib siis omakorda olla seotud sellega, miks muutuvad teie finantsolukord. Kui teil näiteks siin töö muutub ja teie palk muutub, siis sealt loomulikult muutuvad ka teie finantsolukord ja mille eest maksab ja sellised teemad. See on see, miks siis Saturn ja Neptuun on teil seal ühisvara ja maksude ja laenude sektoris. Need võivad siin olla omavahel seotud. Et vaadake, mida see varjutus siis toob. Siin võivad olla siis suured muutused, mis siis on seotud ka teie tervisega, on siis vaimne tervis või füüsiline tervis. Loomulikult 6. maja võib olla ka seotud lemmikloomadega, hoopis nende eest hoolitsemine, aga võib siis tuua töökoha lõppu uue töö leidmise ka loomulikult. Ja kui teil on vähegi mingeid terviseprobleeme, siis need tulevad siin ka nähtavale ja tuleb siis selle raviga alustada ja siin algavad ka uued mingisugused teemad, et võibki siis olla uus töögraafik näiteks kõige lihtsam. Ja 21 veebruar on aspekt, kus Saturn ja Neptuun saavad kokku ja kuna see on teie seal 8. majas, ehk siis kui teil on olnud segaseid asju, mis on seotud rahaga, sissetulekutega, partneri rahaga, ühisvaraga, kui teil on käimas mingisugused laenuteemad, varajagamised, investeeringud, kindlustused, maksuteemad, mingid finantsotsused, mida te partneritega koos teete, siis siin tuleb ilmselt sellega aktiivselt tegelema hakata. Ja
siin tuleb ka seda meeles pidada, et 26 veebruar kuni 20 märts on Merkuur retros, mis tähendab seda, et ärge palun tehke uusi alguseid, ärge veel otsustage, ärge veel kirjutage lepingutele alla, ärge võtke veel laenu ja nii edasi, ärge alustage uuel töökohal, kui see vähegi võimalik sellel perioodil. Et see võib kaasa tuua pärast mingisuguseid ajutisi asju või muutuseid. Ja 3. märts on väga oluline aeg, meil on kuu varjutus teie märgis, ehk siis esile tulevad, kõik saab nähtavaks, mis on seotud jällegi teie tervisega, teiega isiklikult, aga võib-olla ka mõned olulised sellised teiste inimestega seotud tegevused. Noh, on see äripartner, on see ka arst, kui teil on terviseprobleeme olnud. Me hakkame paremini nägema, mis olukorras me oleme, kellega me koos oleme, kes on meie partnerid. Loomulikult võib siin olla ka kooselu algust, kihlumist, abiellumist, aga võib olla ka suhtes kriisi, lahkuminekuid, on see ajutine, on see lõplik. Et sellised olulised ka suhte algused, lõpud siis, võib-olla ka juristiga seotult. Ja ongi see, et teised inimesed kuidagi tekitavad võib-olla selle olukorra ja teie olete selle keskel ja keegi teine dikteerib, on see siis jurist või on see teie partner ja te olete selle sees. Ja keha jällegi on siin ka esil, et kõik, mis on vähegi varjul olnud, see tuleb siin välja, hakkate seda nägema, siis saate ka teha paremaid otsuseid. Ja samal päeval tegelikult muudab ka Marss oma märki, läheb ka teie partnerluse sektorisse ja annab siis ka veel rohkem seda energiat siin suhete ja koostöö tegevustes, aga jällegi Merkuur on veel retros kuni 20 märts, et ärge siis päris uusi asju veel alustage enne seda. See Marss võib tuua siis ka pingeid suhetesse loomulikult, aga positiivne on see, et te saate võib-olla partneritega koos siis midagi ära teha, võib-olla ka teemasid selgeks rääkida, nii-öelda alustada ühiseid projekte partneritega, teha meeskonnatööd, ongi sellised konstruktiivsed arutelud ja debatid sobivad siia väga hästi. Ja selles mõttes tehke siis teistega koostööd, mitte ärge tehke üksinda ja ärge unustage siis seda retromerkuuri. Et ennem seda ärge midagi uut alustage, enne 20. märtsi siis. Ja aprillis 10. aprill kuni 19. mai Marss liigub teie 8. majja, jällegi hästi selline intensiivne, sügav aeg. Kõik, mis on seotud jällegi ühisvaraga, pangalaenudega, maksudega, võib-olla ka psühholoogiaga, nende asjadega tuleb siin tegeleda ja mitte siis kasutada seda aega kuidagi võimuvõitluseks, vaid et parandage, siin on suur aktiivsus. Ja kuni 26. aprill liigub veel Uraan teie 9. majas, ehk siis viimased võimalused nii-öelda aasta alguses siin võib-olla tegeleda rohkem online kursustega, reisimisega näiteks õppe eesmärgil, otsida guru, mentorit, teha selliseid iseseisvaid uurimisi, eksperimente ja hea aeg alustada ka oma online kursusega näiteks, kui teil on oskuseid ja teadmisi mingis valdkonnas, või siis ka otsida näiteks karjäärivõimalusi välismaalt. Ja alates 26. aprill, kui Uraan liigub meil kaksikutesse, siis teie jaoks tulevad hästi suured ootamatud järsud muutused teie karjääris, avalikus rollis, tekib rohkem sellist vabaduse soovi, tahaks midagi uut ja huvitavat proovida. Ehk siis töökohavahetused, eriala muutused, täiesti uue suuna valimised, 180 kraadi pöörded võivad siit tekkida. Ja samas võib olla ka lihtsalt sellist mässu autoriteetide vastu, et seda ei tasuks siin siis viljeleda. Hästi suur vabaduse vajadus, et ei taha enam piiranguid, ei taha seda süsteemi. Hästi sobivad siia sellised karjäärid, mis on seotud innovatsiooni ja tehnoloogiaga, teadusega, uurimustöödega, selliste ühiskondlike reformidega, võib-olla alternatiivsete teemadega, ehk siis ettevõtlus sobib ka siia väga hästi. Aga ärge siis tehke otsuseid ilma, et oleksite järgi mõelnud ja ärge põletage siis vanu sildu enne, kui uued on olemas. Ja
võib siin olla siis väga suuri muudatusi, planeerige neid muudatusi ja ikkagi säilitage siis praktiline meel, aga jah, tõesti, siin võib tulla väga kiiresti ja äkki ja ootamatu väga hea uus karjääri pakkumine. Hoidke siis silmad lahti ja olge valmis seda vastu võtma. Siis 19. mai kuni 29. juuni Marss on sõnnis, ehk siis ka jällegi teie 9. majas, mis tähendab seda, et aktiivne on õppimine, reisimine, õpetamine, need teemad, ehk siis minge õppige, reisige, avastage uusi kultuure, kirjutage, õpetage, jagage oma teadmisi, aga samas ärge suruge siis seda niimoodi peale kellelegi, et ainult see teie tõde on õige. Et kogege selliseid uusi asju ja siin võivad tekkida ka mingid juriidilised probleemid, ehk siis olge siis väga seadusekuulelikud, tehke nii, nagu seadus ütleb, et ärge hiilige kõrvale, see võib pärast siin väga kiiresti kätte maksta. Ja kuni 30. juuni on Jupiter veel vähimärgis, ehk siis laienevad teie sotsiaalne ring, tulevikuplaanid, leiate võib-olla uusi sõpru, läbi nendega võimalusi ja tulevikuplaanid on sellised julgemad ja grupiprojektid õnnestuvad paremini kuni sinnamaani. Ehk siis õiged inimesed õigel ajal ja võib-olla siis saate ka sõprade kaudu praktilist abi. Tahate panustada hoopis millessegi suuremasse, on see siis mingi sotsiaalne tegevus või humanitaarne tegevus ja alates 30. juunist tulevad hoopis teised teemad. Et on selline vaimne kasv, kasv toimub sisemiselt, nähtamatult, tahaks rohkem taanduda, tahaks sisemiselt kasvada ja vajadus omaette olla on suurem ja võib-olla alateadvuslik areng on siin olemas ja sügavam. Ja pigem sellised heategevus ja vabatahtlik töö võib-olla tõmbab või aitab või laiendab. Tahaks teisi rohkem aidata, ilma et ma saaks selle eest tunnustatud. Sellised, ehk siis nagu materiaalne kasu ei ole justkui oluline, et pigem on selline sisemine rikastumine oluline. Aga tihtilugu annab see sellise kaitseingli rasketes oludes, probleemid lahenevad viimasel hetkel. Kahju on väiksem, kui oleks võinud olla võib-olla, et selline nähtamatu justkui toetus on. Unenäod võivad olla väga tähenduslikud, intuitsioon on hästi esil, tasub seda kuulata. Sobib hästi siis meditatsioon, vaikus, usaldage siis neid protsesse. Ja samas muidugi tuleb säilitada tasakaalu, et selle sisemise ja välimise elu vahel ja ongi, võtke osa vabatahtlikust tööst, pange tähele oma unenägusid ja andke endale luba siis olla natukene aeglasemas tempos. Otsige vaikust ja üksindust selleks, et taastuda. 29. juuni kuni 11. august Marss liigub teie 10. majas, ehk siis võib-olla karjääris on rohkem kiiremad ajad, rohkem kohtumisi, rohkem otsuseid, rohkem nähtavust. Uraan ju ka seal 10. majas, et selles mõttes võib olla siin just see periood, kus te näete, et tuleb olla kuidagi aktiivne või asjad hakkavad kuidagi väga kiiresti liikuma. Ja olete võib-olla valmis ka pingutama selle nimel, et midagi saaks tehtud. Jällegi 30. juuni kuni 24. juuli on meil retro-Merkuuri aeg, ehk siis oodake veel päris selliste uute algustega kuni selle retro lõpuni. Koguge infot ja ärge tehke veel selliseid lõplikke plaane. Ja juulis, 27. juuli vahetuvad siin sõlmed meil oma märki ja teie jaoks tähendab see, et põhjasõlm, ehk siis see, kuhu poole me peame liikuma, on 6. majas, ehk siis positiivne energia tuleb läbi töö ja tervise või teiste teenimise, ehk siis toetab siis teie sellist võib-olla füüsilist heaolu. On see siis mingi dieet, on see mingi uus treening või siis hoopiski
edu tuleb läbi uute seadmete, uute tööriistade, aga siin võib olla tegu ka hoopis kinnisvaraparandusega, et läbi selle tuleb edu. Remondite oma kodu ja sealtkaudu tuleb siis mingisugune näiteks üürite välja ja hakata saama sealt tulu, need asjad sobivad siia hästi. Siit alates kogu aasta siis. Ja siis 11. august liigub Marss meil Vähimärki ja teie jaoks 11. majja, et jällegi päevakorda tulevad grupid, klubid, sõbrad, ehk siis läbi nende saate ka oma vajadusi rohkem lahendada. Ehk siis väga selline ühised projektid võib-olla õnnestuvad rohkem ja saate teha füüsilist midagi koos sõpradega, minna sportima näiteks sobib hästi. Et otsige siis neid inimesi, kes jagavad ka teie tulevikuvisioone ja võib-olla ärge siis suruge ega domineerige liigselt seal gruppides. Võtke osa nendest gruppidest, mis teid inspireerivad ja otsige neid inimesi, kellel on siis sarnased eesmärgid ja andke sinna ka oma panust. Ja võib-olla rohkem on siis sellist meeskonnatööd ja leidke õige tasakaal siis oma ambitsioonid ja teiste vajadused, eks. Ja 12. august tuleb meil päiksevarjutus teie jaoks siis 12. majja. Jällegi hästi palju on sellel aastal sellist võib-olla vanade mustrite lõpetamist, tagaplaanil olemist, oma alateadvusega tegelemist, jälle selline pigem müstiline või vaimne teema tuleb hästi esile, kas hakkate selle vastu huvi tundma, hakkate ise sellega tegelema näiteks, sobib hästi. Selles valdkonnas tekivad mingisugused kas õpingud või hakkate teisi õpetama või hoopis töötama selles valdkonnas, need asjad sobivad. Ehk siis jällegi ütleb, et võtke aeg maha ja tegelege uurimustööga, puhastuge sisemiselt ja lõpetage mingisugused võib-olla vanad asjad ära, mis on teie sees olnud, aktiveerib siis mineviku mingisuguseid varje, on need vanad suhted, sõltuvused, võib-olla ka haigused. Need probleemid tulevad esile, nendega tuleb siis tegeleda. Võib olla ka kokkupuudet üldse kinniste asutustega, mis iganes see tähendab, on see siis haigla, on see vanadekodu, mida iganes. Ja võib olla siis selliseid vajadus sisemisele tööle, ma ütleksin. Siis 28. august on meil kuuvarjutus, teie jaoks siis tuleb see suhete valdkonda, et seal on kulminatsioon, hakkate rohkem nägema, kellega te koostööd teete, kes on teie partnerid. Ja loomulikult on inimesi, kes siin otsustavad, me kolimegi kokku, kihlume, otsustame abielluda, vormistame ametlikult oma kooselu näiteks, aga on ka neid, olenevalt siis sellest, mida ta näitab teile, hakkate nägema nii, nagu asjad on. Siin võivad ka kauaks veninud suhted oma lõppu saada, otsustate hoopiski lahku minna, lahku kolida. Ehk siis ka neid olukordi siin on. Igal juhul kõik, mis on seotud partnerlussuhetega, need teemad tulevad siin päevavalgele ja te hakkate nägema, kuidas need tegelikult on. Ja loomulikult ka äripartnerid, teie esindajad, kui teil on mingi kohtuvaidlus näiteks pooleli, siis siin võivad tulla välja asjad, mida te ennem ei teadnud, või siis algavad siin kohtuasjad ja võib-olla äripartneritega tuleb hakata ka midagi jagama, on see siis vara või äri, on väljaostmisi ja koostöö lõppemisi ka. Nii et kõike seda võib siin siis oodata ja 28. september kuni 26. november Marss liigub ka teie 12. majja, jällegi ütleb, et me tahame siin või peame rohkem energiat panustama siin lõpetamisele, jälle rohkem sellist kulisside tagust tööd, me ei ole väga hea aeg avalikuks mingiks vaidluseks näiteks, kindlasti mitte. Ja tuleb siin siis arvestada ka selle retro Veenuse ja retro Merkuuriga, mis siia ajavahemikku jääb kuni 14. november, alates 3. oktoobrist siis on Veenus ja alates 24. oktoobrist siis Merkuur retros. Ehk siis pigem on selline tagasivaatamise aeg, lõpetamise aeg, uuesti tegemise aeg.
mitte siis uute asjadega alustamisi ei sobi siia teha. Ja 26. november alates liigub Marss teie märki, ehk siis sealt alates tõuseb rohkem energiat. Olete välja mõelnud, millega soovite edasi minna, saate oma tahet peale rohkem suruda, teha seda, mida teile on vaja. Ja tuleb selline pigem aktiivne periood, töötate kõvasti siin oma huvide nimel ja rohkem on sellist füüsilist energiat, tervis läheb paremaks. Suudate ennast näiteks tõestada maailmale, olete võib-olla ka valmis võitlema oma õiguste eest näiteks ja pigem sellist iseseisvat tegutsemist, selleks sobib väga hästi ja isiklike eesmärkide poole püüdlemine sobib väga hästi, füüsiline aktiivsus sobib ka siia väga-väga hästi. Et selline saigi aasta 2026 teie jaoks. Soovin teile väga ilusat ja tegusat uut 2026 aastat.